käsitlemise. Järgnevalt vastab peaminister Jüri Ratas Andres Herkeli küsimusele. Palun. Aitäh, härra esimees, austatud peaminister. Midfield OÜ on saatnud erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe ülestunnistuse, kus ta ütleb, et aastatel 2009–2015 on jäetud Keskerakonnale arveid esitamata 1,24 miljoni euro eest. Ma pöördun teie kui algallika poole, et millega siin on tegemist? Kas on tegemist olnud keelatud annetusega? Kas on tegemist tagastamatu laenuga, nagu mõned Keskerakonna esindajad on üritanud ütelda, või on tegemist lihtsalt andmete esitamata jätmisega erakondade rahastamise järelevalve komisjonile võla osas, mida te olete teadlikult varjanud? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Kõigepealt mina alustan sellest positiivsest ja rõõmsast poolest. Härra Herkel, jõudu teile erakonna juhtimisel. Mulle tundub, et me mõlemad oleme üsna järjepidevad. Mina olen teid järjepidevalt ju öelnud, et see uks on avatud teil Keskerakonda tulekuks. Teie ka järjepidevalt püüate seal lävepakul mängida, kas astute sisse või ei astu sisse. Arvestades sellega, et teid nüüd valiti taas Vabaerakonna esimeheks, ju siis see teie tulek mingil määral see viivitus tekib, aga ma saan aru, et see huvi on teil ikkagi jätkuv ja nagu ka mina ütlen, mina siin ust kinni ei pane ja minu meelest see teema võib vabalt laual olla. Nüüd te annate muidugi huvitava sellise ülesande minule, et annate 3 vastuse varianti, mis teile sobib. Aga äkki on ka 4. vastuse variant. Äkki 4. vastuse variant on see, et te teate, mulle tundub sellest Keskerakonna küsimusest juba paremini, aga et see Midfield esitab vale andmeid. Seda vastuse varianti te ei anna. Ma arvan, et Vabaerakond peaks ikkagi natukene rohkem sellist vabadust andma inimestele vastamises, mitte panema neid sellisesse väga konkreetsesse kasti, et nüüd nii tuleb vastata. Ma tean seda, et Keskerakonna peasekretär on öelnud, et Paavo Pettai rahanõude puhul on tegemist valeväidetega ning ettevõtja pole esitanud ka ERJK-le ühtegi tema ja Keskerakonna vahelist lepingut ega pole viidanud, kas, kellega ja kuna on vastava sisulised kokkulepped sõlmitud. Ma igal juhul toetan erakonna peasekretäri ja ka enda poolt seda, et meie suhtlus ERJK-ga on avatud, et see küsimus võimalikult kiiresti laualt maha saada. Aitäh! Andres Herkel, palun! Aitäh, härra esimees, austatud peaminister. Selle küsimuse puhul ei ole oluline minu positsioon Vabaerakonnas, vaid selle küsimuse puhul on oluline, et vaadeldaval perioodil 2009–2015 väga paljud vaatlejad on kinnitanud, et Keskerakonna tunnetuslikud valimiskulud on olnud oluliselt suuremad kui see, mida on erakondade rahastamise järelevalve komisjonile deklareeritud. Ehk siis tekib küsimus, et kuidas see on saanud nii pika aja vältel niiviisi olla. Ja minu küsimus on see, et kes olid Keskerakonna juhatuse liikmed aastatel 2009–2015, kas teie ka olite, kas te olete sellest pettuse kahtlusest isiklikult prii või mitte, sellepärast et püütakse ju näidata, et kõik valetegevused, mis on toimusid tänu Edgar Savisaarele. Keskerakonna juhtimine on ju märksa laiem. Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et see, et nüüd Riigikogu liige hakkab süüdistama teist poliitikut kahtluse alla panema, et see on muidugi teie vaba valik, aga mulle tundub, et see ei ole olnud Vabaerakonna tee, et pigem neid uurimisi peavad tegema siis vastavad instantsid. Nagu ma vastasin teie esimesele küsimusele, igal juhul ERJK-ga see koostöö toimib ja ma pean oluliseks, et erakond annab võimalikult palju vastuseid. Mul on ühest asjast ainult natukene, ma ütleks, kahju. Ma vaatan, et te rakendate suveräänset, rakendate sellist autonoomset instantsi, kelleks ERJK on kogu aeg oma valimisvankri ette. Ma ei tea, kui õige see on. Nad peavad oma tööd tegema, ma arvan, et nad teevad oma tööd professionaalselt. Vastates teie teisele küsimusele, kes oli Keskerakonna juhatuse liikmed vahemikus, te küsisite vist 2009–2015.
Andke andeks, aga sellesse perioodi jääb, ma arvan, 3 juhatuse koosseisu. Et öelda teile nüüd kõik need 30-40 inimest siit peast, ei, ma selleks tõesti ei ole hetkel valmis. Ma tean seda, et 2011 näiteks oli mul au kandideerida küll Keskerakonna esimeheks, aga mitte Keskerakonna juhatusse, ja kui see juhatusse ei kandideeri, ega see sinna juhatusse ka ei saa. Nii et kui te soovite saada teada, kes olid Keskerakonna juhatuse liikmed, ma arvan, et Vabaerakonna peasekretär saab kindlasti oma heale ametikaaslasele Keskerakonnast vastava e-kirja saata, ja see meie puhul saladus ei ole. Aitäh teile! Külliki Kübarsepp, palun! Aitäh, hea esimees, hea peaminister! Ma tõlgendan seda küsimust sellel moel, et tegemist on ju riigi peaministriga, kellel on üks suurimaid erakondi Eestis, ja kui erakonnas on kahtlused ja segadused, siis kas me saame olla kindlad, et meie valitsuses on kõik läbipaistev ja arusaadav? Ehk minu küsimus on see, kas me saame olla Riigikogu liikmed ja terve Eesti ühiskond kindel selles, et kui ministriks sai Janek Mäggi, ei võetud automaatselt teda tööle ja tema firmat tööle, osundamaks Keskerakonna kommunikatsiooniteenuseid? Aitäh! Aitäh! No kõigepealt ma täpsustan, et minu teada Keskerakond on Eesti kõige suurem liikmest arvult erakond, mitte üks suurimaid. Punkt 1. Punkt 2, aga see, et liikmeskonnaga tuleb tegeleda, selles mõttes on teil õigus ja me usinasti tegeleme. Ma ju teie eelnevale küsijalegi andsin hästi mõista, et on oodatud. On oodatud. Nüüd teie mure selles Keskerakonna, ma saan aru, valimiskampaanias ja Janek Mäggi osas. Ma ei tea, et kui ma näen juba, et see huvi Vabaerakonna poolt on tegelikult laiem kui ainult teie esimees. Ma võtan erakonna toimetamiste vastu ja kui see soov on, siis ma ütlen ka teile tere tulemast. Ega selliseid häid inimesi, kes soovivad lüüa kaasa valimiskampaanias, ma ei tea, kuidas te soovite kaasa lüüa, kas kandidaadina või kellegi toetajaliikmena, jumala pärast, mina arvan, et see vabadus on kindlasti olemas. Kui te nüüd küsisite, et kas minister hakkab läbi oma ettevõtte tegema Keskerakonna valimiskampaaniat, ei, selleks ei valitud, selleks ei tehtud talle ettepanekut ka minu poolt. Ma tegin ettepaneku Janek Mägile asuda riigihalduse ministri ametikohale, mul on hea meel, et ta selle vastu võttis, president selle allkirjastas ja ta on oma ametivande siin andnud, et ta teeb oma tööd. Ja see on kõige olulisem. Kõige olulisem on see valdkonna töö, just ma ütleks niisuguses regionaalpoliitika võtmes, selles osas, et toetada Eesti piirkondasid, näiteks Ida-Virumaa programm, Kagu-Eesti programm, riigimajade edasiminek. Need on need küsimused. Tänasele valitsusele on olulised töökohtade väljaviimine Tallinnast. Nii et kui te tahate siin kaasa lüüa, siis te olete igal juhul igas mõttes selles koostöösse väga-väga teretulnud. Aitäh teile!